Siin on siis meie Gypsy Camp. Proovime päikesepaneele. Tundub, et töötab. Paneelidest läheb energia akusse, mis on selle külmiku all. Teisel pool on meil inverter. Praegu tundub, et täitsa toimiv süsteem. 2 telefoni ja läpakas laevad praegu. Täna siis natuke parandasime enda autot. Kui meil löödi aken sisse, siis saime pleksiklaasi asenduseks, aga nagu näha, siis näha, et soojaga on natuke pleksiklaas siin paisuma hakanud. Et ideaalne lahendus ei ole. Taga on meil siis igasugune muu kompott, söögiasjad peamiselt ja siis selle platvormi all hoiame siis ülejäänud enda isiklikke igast asju. Telk öösel saab piiluda välja, nii et keegi sisse aga ei näe. Väga hea. Tundub, et laeb. Paneelid laevad tunduvad päris kiiresti isegi. Päike on muidugi hetkel päris intensiivne. Sees poolt auto külmikus väga palju asju praegu ei ole. Siin on siis meie köök. Elutoad nägite ära. Auto. Mis magamistuba. Päris ruumikas. Mingi 2,4 meetrit pikk. Nii et siia mahub päris mõnusalt. Ja aknast on välja näha. Üles saab redelist. Et jah, telgis on suhteliselt mõnus magada. Meil on paks suletekk ja kõik asjad me jätame telki sisse, kui kokku paneme. Et siis ei pea kogu aeg edasi-tagasi tõstma, et lihtsalt teed telgi lahti ja ongi kõik olemas. 5 minutiga saab magama jääda, kui väga tahta põhimõtteliselt. Telki on veits tüütu lahti ja kokku panna. Suhteliselt palju peab auto otsa ronima. Kringo jalad. Veel ei ole sulandunud sisse. Katusel on ka paar asja. Gaas, vesi ja kütuse me panime täis. 40 liitrit. Auto ise võtab kuskil 12–15 liitrit 100 bensiini. Väga ökonoomne ei ole, aga ajab asja ära. Vot. Kuidas tundub? Mõnus. Väga mõnus. Praegu on ilm ka päris soe. Et jah, täna öösel lubas 22 kraadi sooja. Me oleme harjunud ikka mingi 4 ja 5 kraadiga öösel. Vot, et jah, see on muidu mingi campground siin koha peal. Et mingisugune 4 euri on öö vist või 8 euri öö. 8 euri öö, mis ei ole väga odav. Tavaliselt on ikka 2 või 4 euri olnud, et jah. Vot.
nii et jah, homme lähme proovime ühte off-road rada autoga. Et kuna autol on mingisugune maastikuvõimekus olemas, rehvid on päris head, maastikurehvid ja nelikvedu lukustuv tagasild on ka, et põhimõtteliselt on võimalus proovida. Vaatame, kaugele jõuame.